tänast vlogi hoopiski õhtul. Kell on 6, on 21. jaanuar ja kolmapäev. Kolmapäevad on alati ühed mul lemmikud päevad, sellepärast et esiteks mul on hommikuti 2-tunnine trenn ja see alati natukene hirmutab mind, sest ma pean nii vara ärkama ja lihtsalt need jõutrennipäevad on alati rasked, et ma pean seal ikkagi kõvasti pingutama ja täna oli ka selline trenn, et ma hommikul kohe ütlesin Mari-Liisile, et ma ei tea, kas ma täna nagu väga jaksan, sest kuidagi sihuke tunne oli, et ei ole seda energiat ja hullult oleks tahtnud lihtsalt magada. Aga tuli hoopiski väga hea trenn ja jõudu oli jälle rohkem kui eelmine nädal, nii et iga nädal mingi progress ja seda on lihtsalt nii äge kogeda. Nii et väga positiivne trenn oli jällegi ja siis alati kolmapäeviti ma lähen kontorisse, sest meil on tiimikoosolek ja üldse, kui ma olen niikuinii linnas, siis mulle meeldib kontoris käia ja sellepärast ongi see kolmapäev nii hea, et ma saan hommikul kohe siukse trenni tehtud, lähen kontorisse ja kolmapäev ongi see, et kui kolmapäev on tehtud, siis on nagu suurem osa töönädalast tehtud ja sellepärast on see ka üks väga tore päev. Selline päev oligi, ma tulin küll natuke varem koju, sellepärast et ma räägin sellest järgmise asjana, aga ma mõtlesin, ma alustan seda videot hoopiski ühe päris suure hooliga ja kuidagi juhtus nii, et kõik pakid lihtsalt tulid korraga ja ma ei tea, mul käib alati mingite lainetena, et mingi hetk ma nagu üldse ei shoppa, ma ei osta riideid, ma ei osta mitte midagi, ma ei ostnud koduasju nagu midagi. Aga tegelikult ma olen viimasel ajal päris tubli olnud, et kui ma vanasti ostsin rohkem nagu siukseid emotsiooni asju ja nagu rohkem lihtsalt raiskasin raha mingite mõttetud asjade pealt lihtsalt nagu shoppata või ma ei tea, et siis ma kuidagi, ma arvan, viimase poole aasta jooksul olen hakanud järjest rohkem läbi mõtlema ja nagu üritan olla teadlikum, mida ma ostan ja et need asjad ei jääks vedelema. Aga täna siis on juhtunud nii, et mul on mingi suur hunnik pakke siin ja ma alustan hoopiski sellise ma ei saa öelda, et igav pakk, sellepärast et mul oli neid asju vaja, aga ta ei ole võib-olla nii exciting. See on siis My Looki pakk ja ma ostsin endale oma lemmiku lip-kombo uuesti, sest mul kuidagi viimasel ajal kõik head need huulepulgad on järjest otsa saanud ja kuna ma kannan reaalselt iga päev huulepliiatsit ja midagi seal huultel ka, siis lihtsalt neid asju kulub ja see on mu kõigi aegade lemmik kombo, Maybellini Colorsational pliiats, see on Dusty Rose toonis ja siis NYXi Fat Oil klikiga huuleläige nii-öelda, laut on selle toon. Ja siis teine asi, mida mul oli desperately vaja, oli juuste rätik, sest mul kunagi õde kinkis ühe spetsiaalselt siis juuste selle rätiku ja see oli mul aastaid nagu, see oli lihtsalt juba nii vana, et ma viskasin selle kolides ära ja ma tundsin, et muidu ma lihtsalt selle suure rätikuga tunnen, ma lõhun oma juukseid rohkem, et siis selline spetsiaalselt juuste kuivatamiseks rätik ja ma nägin seda My Lookis, see oli nii nunnu, roosa, triibuline ja oli mingi soodukaga ka, nii et väga hea diil tundus. Et jah, kuna ma ikkagi olen oma self-care eeras selle aastal, siis ka juustest hoolitsemiseks on hea, kui sul on nagu õige rätik selle jaoks. Nii et sellised lihtsalt paar asja, mida oli vaja. Ja siis on mul 2 väga toredat kasti, mida ma arvan, ma ei hakka teile näitama, sest ma ei taha neid praegu lahti teha, aga mul on see aasta üks väga põnev UGC klient siis nii-öelda juures ja ma hakkan tegema siis Beliefile ja samas firmas on siis ka Hemelli, nii et nad saatsid mulle ühe kasti Hemellit ka ja siis on Beliefi joogid, aga jah, kuna ma ei ole veel välja mõelnud, kus ma neid asju hoidma hakkan, siis ma ei taha neid kaste lahti teha enne. Aga väga põnev ja jah, minu jaoks sellised suured projektid, mida ma saan pikaajaliselt teha, on nii põnevad, sest see on kuidagi
täpselt see siht, kuhu ma ikkagi tahaks liikuda rohkem ja selline äge, et saab uut aastat alustada uute nii-öelda projektidega. Aga mida ma saan teile veel näidata, on ka üks koostööga seotud asi ja see on uus massaažipüstol. Tuleb siis koostöö sellega ja kuna tõesti päris intensiivne on vahepeal see treeni tegemine, siis tegelikult meile kulub see kodus päris hästi ära ja ma olen väga põnevil, et seda proovida ja mis mulle meeldib selle juures on see, et see on eraldi nagu karbikeses, sa saad ilusti kuskil hojustada ja väga mugav. See tuleb siis sellises oma kohvris, nagu ma ütlesin ja selline näeb see välja. Ma muidu olen suht nagu hell selles osas, et kui mul on ikka lihased valusad, siis see nagu nende mudimine on minu jaoks nii valus, aga samas on ka mõnus tunne ja tegelikult massaažipüstol on väga hea, eriti kui tulevadki mingid poolmaratoni perioodid ja on nagu veel intensiivsem see koormus jalgadele, siis on hea neile sellist taastumist teha sellega. Aga seda ma siis hakkan siin katsetama, aga nii põnev. Mul on riietega hetkel selline seis, et ma täna hommikul seisin lihtsalt oma selle riidestange juures ja ma lihtsalt ei teadnud, mida panna selga, sest mulle ei meeldi väga enam mingid kampsunid ja asjad ja lihtsalt ma tunnen, et mu riided on hästi paljud juba päris vanad ka ja paljud neist on niimoodi kulunud ja kuidagi lihtsalt ei taha enam selga panna, et oleks nagu aeg värskendada. Siis ma lihtsalt paar asja ostsin, mis ma tean, et ma kannan väga palju, sest ma olen viimasel ajal aru saanud, mis on sellised riided, mille poole ma nagu tõmban ja mis on sellised asjad, mis mul on kapis seisavad ja mida ma tegelikult ei kanna. Et mul on kuidagi väga selge pilt sellest saanud viimasel ajal. Nii et jah, selline põhjendus siis oma ostudele. Aga esimene asi on selline kampsun bluus ja mul on seda sama siis nööpidega versioon. Triibuline, mida ma kannan väga palju ja see ongi selles suhtes ülihea asi, et sellega on soe, aga sellega saab käia ka nagu mingi kevadel, et ta ei ole päris ikkagi kampsun, aga meil on kontoris ka pigem jahe praegu, et siis jah, tihti ongi siuke tunne, liiga külm on, et mingit T-särgiga käia, aga näiteks sellisega on juba natuke parem. Aga ma ei hakka seda praegu selga proovima, eks te kunagi jooksvalt näete. Ja siis, kui ma kolisin, ma päris paljud oma pintsakud viskasin ära, mis olid ka nagu hästi vanad ja kuidagi siuke clear out on nagu käinud mu garderoobis, aga samas midagi selga oleks ka nagu vaja panna ja ma ostsin sellise jaki, mis sobib ideaalselt kontoris käimiseks ja samas, kuna ma tahaks see aasta oma stiili kuidagi veits nagu naiselikumaks saada, siis see tundus väga hea valik ja õnneks mulle tundub, et see suurus on ikkagi õige, et ma natuke kartsin, et pärast see on liiga väike, sest see modelli seljas oli siuke, et tal oli nagu varrukad liiga lühikesed, aga mulle tundub, et on tegelikult okei suurus ja lihtsalt siuke igapäevane asi, et tõesti kontoris ma võiks iga päev käia sellise jakiga. Et siis jah, natuke sellist oma isiklikku stiili paremaks saada see aasta. Siis on meie kontoris ja meie osakonnas on saanud, võib öelda, et väga populaarseks H&M-i need mohairist kampsunid. Ja kuna praegu oli siis see suur talvine seil, siis ma kasutasin ka võimalust ja muidugi ma jäin selles suhtes väga hiljaks, et mul tegelikult olid seal mingid teised lemmikutes, aga siis see oli ka ja selle ma ikkagi sain ja tõesti, kuna ma olen nagu ka oma kampsunitest teinud täieliku mingi tuulutuse ja väga paljud neist lihtsalt, ma lihtsalt ei taha neid selga panna, et siis võtsin sellise, mis peaks püsima ja minu lihtsalt siiras soov ongi see, et see oleks mul kapis aastaid, et ta nagu tõesti püsiks ilusana ja see on see suund, kuhu tahaks nagu riietega ka jõuda, et nad püsivad nagu ilusad, et mingid siukesed kampsunid, mis sul ühe hooaja nagu püsivad ilusad ja siis sa ei taha neid enam
et üritaks siukseid asju vältida rohkem. Aga see on nii mõnus ja meil on tõesti kontoris. Ma tean oma tiimist vist 2 inimest, kellel see kampsun on. Mu õel on see kampsun vist äkki teist värvi. Ja üldse, see on väga popp teema ja praegu talvel kulub väga ära. Ja mu jalad on juba surnud, sest ma istun nende peal, nii et olen nüüd natuke madalamal. Ja siis üks asi, mis ma veel tellisin H&M-ist, on selline coffee table book. Meil ei ole veel mingit seda diivanilauda ja seda telekalauda meil ka ei ole. Ja sellest ma veel ei tea, kuhu ma selle panen. Aga ma tahaks see aasta kindlasti ja üldse siin kodus rohkem selliseid ilusaid raamatuid ja nagu rohkem läbimääldud dekoratiivasju kasutada. Nii et see tundus väga hea leid. Ja tavaliselt siuksed raamatud on hästi kallid. Et siis see oli ka seal seilis ja mulle tundus, et sobib täiega meie nagu koju siuke koduteemaline raamat. Siin on mingeid nippe ja samas ongi väga ilus lihtsalt kuskil riiulile panna. Et sellised olid H&M asjad ja nüüd viimane kõige põnevam pakk, mis täna saabus, on Zara Home. Esimese asjana on meil siin üks asi Viislile, õigemini, ma ei tea, kui palju teda see huvitab, aga see on, kuidas haiseb. See on ta söögiasjade alla matt, sellepärast, et praegu on need, kuigi tal on see kõrgendatud alus oma topsikestel, siis ma tundsin, et tahaks ikkagi, et oleks mingi alus seal all, et see veeautomaat, mis tal on ka, et kindlasti ikkagi midagi pritsib, kui ta sealt joob. Et siis kuna see naturaalne puit on suht tundlik, siis peab seda rohkem kaitsma, nii et see läheb tema sööginõude alla. Ja siis kõige põnevam asi, meie kodus esimesed lambid ja need on siis öökapi lambid. Ja ma pikalt ei ostnud üldse mingeid lampe sinna, sest ma nagu tahtsin neid seinale pandavaid lampe, aga lihtsalt kuna me ei tea, millal me selle seinaga seal edasi tegeleme, meil on nagu mingi visioon, et teha sinna voodi taha siuke paneelsein. Aga see on nagu nii tuleviku projekt, et kui sellel hetkel tundub, et võiks ikkagi neid lambid seina peale panna, siis saab välja vahetada. Aga praegu lihtsalt, et oleks mingit hubast valgust seal magamistoas, siis ostsin Zara Home'ist lambid ja need on mega ilusad minu meelest. Aga selline lamp, mis natuke viltu siin peal. Aga you get the point. Ma ei tea, siit tundub nagu tal oleks hästi pikk see vahe, aga tegelikult ei ole. See lihtsalt praegu võib-olla tundub sealt kuidagi, kui ma hoian valesti, siis jätab siukse mulje, aga tegelikult väga ilusad lambid. Mingi hetk ma panen need üles, kui me need pirnid ka ostame, sest ma selle peale ei mõelnud praegu. Aga teine lamp on siis teises kastis ja väga põnev, sest meil ei ole nagu ühtegi lampi siin. Ja ma arvan, et järgmine asi ongi lambid, mida tahaks paika panna. Aga üks projekt, mis siis täna alguse sai ja miks ma varem pidin koju tulema, on vannitoa projekt ja ma olen seda teile ka näidanud, aga meil ei ole praegu ju vannitoas mitte midagi. Et hetkes state on selline nagu ikka algusest peale ja kogu see hunnik neid iluasju. Võt see on see, mis mind hulluks ajab ja miks ma lõpuks nagu lihtsalt ütlesin, et ma ei suuda enam, me peame lihtsalt mingi otsuse tegema ja kuskilt selle kapi ära tellima. Sest praegu mul on tõesti nii lappes on need ilutooted ja ma lihtsalt isegi ei viitsi väga haarata, sest need on kõik hunnikus. Ja mul ei ole mingit süsteemi siia nagu luua väga, sest need kõik asjad ei mahu siia nii ilusti praegu. Ja siis ma ei taha neid nagu siia põranda peale ka panna, sest meil on põrandaküte ja siis kõik need tooted ei taha ju soojas alla otseselt.
et siis ma lihtsalt surun need kuidagi sinna peale. Aga jah, täna siis käidi mõõtmas selle kapi osa ja ma näitan teile kohe inspiratsioonipilti ka, mis nagu suht annab võib-olla nii-öelda reedab meie visiooni selle vannitoa osas, aga samas siin on nii palju detaile, mida me peame veel ikkagi paika panema ja otsima, et ma ei tunne, et ma peaks nagu varjama seda visiooni, sest võib-olla ongi põnevam jagada seda teekonda, sest ma nüüd ei leia oma telefoni siit segadusest üle. Sest jah, meie vannituba siis tuleb niimoodi, et kes meil täna mõõtmas käis, teeb meile kapid. Siis eraldi tegija käest võtame selle tasapinna ja siis ma pean veel eraldi ostma kõik segisti, kraanikausi, ma ei tea veel täpselt seda kraanikausi osa ja siis peeglid ja valgustus. Et see kõik on nagu nii jupi kaupa. Et vaatame, milline see lõpptulemus siis on, aga ma näitan teile praegu oma inspiratsioonifaili. Ma ei tea, kui hästi see annab siin midagi, aga põhimõtteliselt tulebki siis siuke suur kapp siia ja me ei ole veel 100% otsustanud, kas me teeme 2 kraanikaussi ja 2 kraani siis või me teeme 1, sest see, kus ma tasapinda tahan, nad ei ole veel vastanud, et lihtsalt ma mõtlen, kui kallis on see, et kuna me tahame kivi tasapinda, et teha need kraanikausid siia kivi sisse, sest ma ei kujuta ette, kui kallis see on ja lihtsalt sellest natuke oleneb. Aga üldine visioon on selline, et ta tuleb siis tumepruun viisli. Kas sa saad mitte teha palun praegu? Aga üldine visioon on siis selline, et ta tuleb tumepruun ja siis lisaks siin on mingid algsed inspiratsiooni asjad, millega ma olen siin reaalselt nii kaua tegelenud. Ja siin ma otsisin juba mingeid kraane välja, sest see kraan, mis siin on, mis minu meelest näeb nii äge ja fancy välja, see maksab 7 sotti 1 kraan, et nagu ilmselt me seda kraani ei võta, aga lihtsalt ma üritasin panna selle siia juurde, et oleks nagu võrrelda nende variantidega, mis ma Eestist ja kuskilt leian. Ja siis siia WC üles teeme ka kapi, et oleks ruum, kuhu panna karetikuid või mis iganes, et lihtsalt kasutada seda suurt ala siin ära. Selline on see vannitoa visioon ja ma olen lihtsalt nii põnevil, et lõpuks sellega alustada, sellepärast, et ma ei tea, mitu kuud me juba siin elanud oleme ja meil ei ole kraanikaussi ega mitte midagi seal vannitoas, et see on päris nagu tüütuks muutunud ja lihtsalt põnev, kui saab edasi liikuda, sest ma vahepeal tundsin täiega, et ma olen nagu mingis kodu sisustamise slampis, et nagu ei suuda ära otsustada ja mitte ühtegi sammu nagu edasi ei tee. Et aga nüüd ma tunnengi, et meil vannitoa asjaga hakkab jooksma vaikselt ja ma olen nagu päris palju mingeid lampe leidnud, mis me mõtleme panna, et siis saab sellega ka edasi tegutseda ja siis saab jälle uusi asju mõelda, et list on lõputu, võime öelda nii. Nüüd ma pean kogu selle segaduse ära likvideerima. Ja meie ilusate kardinatega seoses ma ikka saan vahepeal küsimusi jälle, et kus me võtsime ja mis hind oli. Et kes Instat jälgib, siis teab, et need on sellised firmast nagu Kardinapoisid. Ma mainisin ka tegelikult ühes blogis. Aga nüüd neil on käimas mingi mega suur loos, kus sa saad 1000 euro eest võita kardinaid, mis on ülihea, sest ma võin teile öelda, et see elutoa kardin ise oli 1300 midagi, sest see on lihtsalt nii suur pind ja ta on erikujuline ka, et ta ei ole nagu tavaline aken. Ja meil on see linane kangas, mis ma ei ole nagu 100% kindel, kas ta on kallim, aga mulle endale tunduks, et see on kallim variant, sest ta on natukene luksuslikum. Et siis jah, selline hind on nagu sellel suurel magamistoa kardinal, mis, kui sa saaksid 1000 eurot, siis sa saaksid
peaaegu juba siukse suure elutoakardini endale, mis on ülihea. Ja jah, tasub nagu osa võtta sellest loosist. Ja nad olid nii armsad, et nad andsid mulle isikliku sooduskoodi ka. Liis 30 on siis see kood ja kui tahate mingeid ruloosid või voldikardinaid, siis nendele see kood kehtib ja saate 30% soodukat, kui te küsite pakkumist. Ja me ise ka mõtleme siin, et me ilmselt ikkagi mingi pimendava lahenduse siia teeme, aga me pole otsustanud, mis see täpselt on. Et kas siis ruloo või voldik või mis iganes ta tuleb, aga noh, jah, see on ka ikkagi päris hea soodustus, sest kui me korteris tegime neid voldikardinaid, siis minu meelest see läks ka mingi peaaegu 1000 eurot, et sellest nagu 30% alla saada on päris hea. Aga ma lõpetan selle jäppimise ja näeme, ma arvan, homme, sest täna mul on siuke chill vibes, ma saan praegu siin üksi chillida, koristan oma asjad ära, siis teen süüa ja siis on meil täiesti tavaline leboõhtu, aga see on minu meelest nii mõnus, et kui sa teed hommikul reaalselt mingi 2-tunnise trenni, sa tuled koju ja ma ei põe selle pärast, et ma peaksin minema mingi jalutama, sest ma olen nagu nii suure töö hommikul ära teinud. Jah, ma võiksin minna jalutama ka, aga arvestades seda ilma ja pimedust, siis ma nagu tunnen, et see ei ole mu prioriteet. Et jah, sellised lood. Ilusat reedet. Eelnev päev jäi vahele selles vlogis, sest ma olin lihtsalt kodukontoris ja kuidagi see päev sai minust täiega võitu. Mul oli nii halb tuju, kui see päev läbi sai, sest mul läks mingi 6-ni oma asjadega ja üldse ei jõudnud üldse nii palju asju teha, nagu ma oleks tahtnud ja üldse siuksed vahepeal on ikka mingid nõmedad tööasjad ja siis see rikub tuju ära. Aga tegelikult on kõik hästi, ma sain selle asja tehtud ja täna on reede ja ma võtsin chillilt tänast hommikut. Kuidagi mõtlesin, et ma ei tea, ma ei hakka endale pinget peale panema, et ma peaks nagu hommikul kontorisse minema. Mul on kell 1 siis üks kohtumine seal. Et nagu jah, ma ei ole kunagi see inimene, kes läheb reedeti kontorisse ja on 9-st 5-ni kontoris, et nagu ma ei suuda. Minu jaoks reede on ikkagi siuke, et ma vaikselt hakkan valmistuma nädalavahetuseks ja mulle just meeldib see, kui ma saan olla kodus nagu ülifokusseeritud ja nagu teha kõik viimased asjad ära, et selles suhtes reede minu jaoks alati pigem kodukontoripäev, aga lihtsalt muud aega me ei leidnud, nii et lähen teen selle kohtumise seal ära. Aga ja, ma olin mingi reaalselt terve päeva kuni siiani siis hommikumantelis kuulasin seda Karini Denim Dreami podcasti, nii põnev oli. Mul vist jäi veel tund aega kuulata, see oli nii pikk, aga nagu väga põnev. Nii et ma saan selle uuesti peale panna, sest päris pikk sõit ootab ees. Ja siis jah, ilmselt tulen peale seda koosolekut koju, sest me läheme täna dinner date'ile ja siis me ei taha nagu 2 autoga linna minna. Et jah, praegu ikkagi ma olen autost nii palju sõltuv, et ma ei saa ilma autota minna linna, sest kuigi meil on siin nagu rongijaam, siis sinna rongijaama jala ma kõnniks mingi tund aega ja võib-olla kui läheb soojemaks, siis saab nagu rattaga sõita, et siis saab rohkem mingit variante mõelda, aga praegu on kuidagi see liiga külm, nii et auto on ainus valik ja siis jah, kui ei taha 2 autoga linnas olla õhtul, siis ma pean ikkagi koju tulema. Nii et selline on tänane päevaplaan ja et ma nüüd hiljaks ei jää selle lobimisamisega, siis hakkame liikuma. Nii ma tegin oma koosolekud ja mingid asjad veel kontoris ära. Ja nüüd ma olen tagasi kodus, kell on 4:30 ja milline väike võit päevas on see, et kell 4:30 ei ole õues pime. Tõesti teeb tuju heaks, et aina valgemaks lähevad need päevad ja pikemaks ja
Oh, see on nii tore. Isegi nagu see külm tihti ei häiri nii palju kui see pimedus, millest on juba ammu koppis. Aga ma tegelikult pean veel natuke töösse tegema. Ja siis varsti lähme reedese päeva, õhtuga edasi. No nii, on aeg minki värskendada. Sorry, et see veits viltu on, te olete realt mingi rätiku redeli peal. Aga me läheme siis täna lihtsalt ühele dinner date'ile ja lähme sinna vanalinna La Primasse, kus ma alles hiljuti käisin Anna-Liisiga, aga ma tegelikult tahtsin täiega minna sinna, mis on Noblessneris on, aga siis ma vaatasin, et okei, seal on ainult mereanni toidud, et see ei ole meie teema. Ja siis kuidagi, kuna ma käin ikkagi pigem harva kuskil väljas söömas, siis ega ma väga neid kohti ei tea ja siis tundus nagu kindla peale minek, kus ma tean, et on head toidud. Aga ma jälle üritan oma minipeegliga siin midagi teha. Aga ma lihtsalt panen natuke lauvärvi juurde. Seda ma hommikul ei teinud. Ja ma ei tea, ma ei viitsi kunagi, kui ma teen hommikul meigi ära, siis seda maha võtta ja siis uuesti alustada nullist. Kuna ma panin seda setting spray'd ka, siis suht hästi on vastu pidanud. Et jah, võib-olla kui oleks mingi siuke suurem pidu, siis teeks otsast peale. Ma kuulasin autosõidul lõpuni selle Dreamdreami podcasti Kariniga. See oli nii põnev, ma arvan, mu üks lemmikuid podcasti osasid. Kuigi ma ei ole seda konkreetset podcasti väga palju kuulanud. Tavaliselt siis kuulan, kui on keegi, kes nagu mind väga kõnetab. Ja huvitav teada mingid asju, mida enne ei teadnud, nii et siin mallitoas lihtsalt absoluutselt ei saa aru, mikä see meik lõpuks tuleb, sest see valgus siin on nagu ta on. Aga ma ei tea, ma ei ole neid meigitulest ikka kuskile nagu üles sättinud, sest mul ei ole neid kuskile panna, siis ma ei viitsi neid nagu välja otsida. Aga ma lähen otsin Marko püksitulest. No nii, ärge pange palun seda segadust hääle, mis taustal toimub. Kõik asjad on lihtsalt maas siin. Aga ma panin selle uue jaki selga ja kleidi, saapad, väike kotike ja ma panen oma valge kasuka siia peale ja lähme väiksele date night'ile. Väike date night sai tehtud ja väga-väga tore õhtu oli. Tõesti nii head toidud olid meil mõlemal. Võtsime mõlemad mingit pastat ja magustoite, mingid suupistet alguses ja kuidagi väga hea vibe oli ja jäime mõlemad selle nagu toidukoha valikuga ja üldse õhtuga rahule. Et tore vahelduseks sükene teistmoodi õhtu, sest meile väga meeldib kodus olla ja nagu ega me linnas elades ka väga ei käinud niimoodi väljas. Selles suhtes pole väga midagi muutunud, aga nüüd nagu kaugemal elades, siis kuidagi see kodune olemine on veel mõnusam ja meile väga meeldib siin olla, aga lihtsalt vahepeal on tore midagi teistsugust ka teha ja sellest oli väga mõnus õhtukene. Aga ma arvan, et tänane vlog lõppebki siin ära, sest kohe on nädalavahetus käes ja ma veel mõtlen, kas ma vlogin seda, aga vaatame siis järgmises vlogis, mis siit tuleb. Aga loodan, et kõigil oli tore nädal ja uskumatu, et jaanuar on kohe läbi nagu. Väga nagu mingis mõttes kiiresti läinud, aga samas nagu
jõulud tunduvad juba nii kaugel ka, et tegelikult make sense, et see kuu hakkab läbi saama. Igatahes aitäh, et vaatasid seda vlogi. Loodan, et oli natukenegi huvitav ja näeme järgmises videos. Tšau!